Tallinna võimuliidus käärib. Lisaeelarve arutamisel tuli Reformierakond välja ettepanekuga, mis ei olnud kooskõlastatud koalitsioonipartneritega. Reformierakonnal on jälle reitingu palavik. Me nägime seda mõned kuud tagasi valitsuses, kus arvati, et sotsiaaldemokraadid välja visata, et siis hakkab reiting kasvama ja nüüd see bakter on liikunud ülalinnast alllinna ja me näeme täpselt seda sama asja. Kui enne soovis Reformierakond Mihhaili pead, siis nüüd palutada tema kätt. Sogas ajad siin. Tegelikult on ju elus niimoodi, et erakonnana sa võid ju olla millegi vastu, nagu sina tundud, et oled või sotsid, et ne olete selle vastu, et Keskerakond on võimul ja siis te sellest lähtute. Aga me tahame olla ka millegi poolt ja meil on oma programm ja me tahame oma asju ka ellu viia. Ja kui see koalitsioon seda ei võimalda, no loomulikult me peame natuke survestama ja katsuma ikkagi saada sisse neid häid lubadusi, mida me oleme 2 korral juba andnud. 2 valimistsükli jooksul oleme me lubanud, et lasteaiatasu Tallinnas kaob. Ja nüüd me tahame seda ära teha. Konkurente ehk teisi erakondi ajas paanikasse muidugi see, et täpselt samasuguse ettepanekus samal ajal tegi ka Tallinnas Keskerakond. Kuna Eesti 200 olukorda selline nagu on, et siis Reformierakond otsib kedagi, kes kindlustab neile Toompeal võimu. Et Tallinnas see Keskerakond oleks ka riigi tasandil. Selliseid asju tehakse eelarveprotsessis, kus Reformierakond on olnud kogu aeg laua taga. Viimasel hetkel lisaeelarves ärgata on väga veider ja te saate sellest ise ka aru. Me proovisime seda teha koalitsiooni läbirääkimistel Tallinnas, seal see ei õnnestunud. Vastikuid kompromissi on igas koalitsiooni lepingus. Ja vahel tulebki oma tahtmist näidata ja siis tekib väike konflikt ja siis saab sinuga kuuse all seda arutada, aga äkki juhtub nii, et see tahtmine läheb läbi ja saab teoks. Aga selle tahtmisega on mulle hea uudis sulle. Riigis on käimas lisaeelarve arutelud. Ja kindlasti me teeme ettepaneku, et lasteaiatasu kaotada selle sama lisaeelarve raames kogu Eestis. Sa saad juba uuel nädalal selle poolt hääletada. Kui sa paned sinna samasse muudatusettepanekusse ka ettepaneku muuta kõrgharidus tasuliseks, siis võib-olla saad minu hääle. Mingi Brežnevi pakike. Ei, mis on, aga ära tule kogu aeg mingite asjadega, mis ainult maksavad. Too ka mingeid asju meile, mis toovad raha sisse. Jürgen Ligi võib kohe öelda, et raha meil pole ja kui tuleb, siis läheb riigikaitsesse. Politsei numbrituvastuskaamerate avalikuks tuleku järel leiti, et seadust nende jaoks ei ole. Ja kuni seadust ei ole, pandi kaamerate töö pausile. See on meie jaoks väga oluline tööriist selleks, et kuritegevust ohjeldada, selleks, et saata kuritegijatele sõnum, et Eestis selliseid tegusid toime panna ei saa. Eks on siin küsimus selles, kas sa pooldad politseiriiki või sa pooldad vabade inimeste vaba riiki. See on see valiku koht natukene. Kohtutes on numbrituvastuskaamerate tõendid pidanud. Kohus ei ole kordagi, kui neid kasutatud, tagasi lükanud. Ja küsimus on nagu selles, sina väidad, et meil on nüüd hull jälgimisühiskond tänu sellele, et keegi teab, et ma Tallinn-Tartu 35. kilomeetril pühapäeval sõitsin. Mitmekümnest miljonist pildist, mis tehakse täiesti ilma põhjuseta, ilma mingi kahtluseta, ilma mingi ohuta tehakse igast ühest meist. Ja see ei ole meie põhiseadusega kooskõlas. Sul on endal mingi foobia. Kaamerate osas ma saan sellest aru, kõik on aru saadav. Aga ei ole mõtet rääkida, et meil on mingisugune politseiriik, mitte keegi reaalajas ei vaata seda, kas Valdo Randpere sõidab ühte maanteed pidi või teistpidi. Kui parlament leiab, annab selle mandaadi korrakaitseorganitele, siis saab seda edasi kasutada seda süsteemi. Teenistuslik järelevalve näitas väga selgelt ära, et logifailid on olemas, põhjendused on olemas. Teenistuslikku järelevalvet tegid samad teenistujad iseenda üle. Põhimõtteliselt politsei teeb enda üle kontrolli. Aga mõtle, kui võimule tuleks jälle mingid ekrekad. Ja kui nende käes on need kaamerad, kas sa siis saad ka sirge näoga väita, et neid ei huvita üldse, kas sa olid 35. kilomeetril koos Martaga sõitsid kusagil ja mis sa tegid ja nad ei kasuta seda ära. Saad sa seda kindel olla? Keegi ei ole vaidlustanud Keegi ei ole vaidlustanud seda, et me peame seaduse natukene paremaks ja korrektsemaks tegema. See ei ole küsimus. Aga meil on täna olukord, kus meil on terveks suveks pandud süsteem kinni, mis on ülimalt oluline puhtalt selle foobia pärast, et äkki keegi vaatab, kas ma olen seal maantee peal või ei ole. Meie valik on kas kaameravabariik või vaba vabariik.